päris kehv valgus, aga suva. Nagu te pealkirjast võite lugeda, siis ma üritan natuke vlogida vahelduseks, et ma ei filmi ilmselt ainult tänast päeva, kuna täna võib-olla midagi nii palju põnevat ei juhtu, et nädalavahetusel on Jõgeva linnapäevad, kus me siis kunstikooliga, kus ma töötan, ka osaleme ja meil on seal telk ja me tegeleme lastega. Et ma arvan, et ma filmin mitte ainult tänast päeva. Ja miks ma seda otsustasin teha? Et mulle endale näiteks meeldib vaadata YouTubereid, kes nagu näitavad enda igapäevaelu ka, et huvitav on näha võib-olla, mis selliste lavastatud videode taga ka toimub igapäevaselt, et ma lihtsalt mõtlesin, et võib-olla näitan teile oma igapäevaelu video ka siis vahele. Hetkel on kell 10 läbi hommikul. Ma olen küll kodus, nagu te näete, aga ma avasin oma poe just, ehk siis ma istun elutoas, aga iga hetk võib astuda keegi minu poodi. Mul on kodus väike kunstipood, nagu võib-olla te teate. Mul on siin keraamikat, kaarte, veel keraamikat ja maale seina. Et mul on siin enda maale ja ehteid ja enda keraamikat, aga ka palju teiste Jõgeva, Põltsamaa ja Tartu kunstnike maale. Tavaliselt ma siis ärkangi kell 8 üles, ruttu pesen, sean ennast valmis ja siis pesen ka põrandad üle. Ja kui tuba vajab koristamist, siis ma koristan. Ja siis kella 10 teen ukse lahti inimestele. Ehk kui sa oled Jõgeva kandis kuskil 10 kuni kella 1 hommikupoole, siis sa võid astuda minu poest kunstikodu läbi, mis on siin samas Maxima parkla kõrval. Aga jah, ma võtan kannu ja lähen kastan ampli ära. Üks päev just istutasin amplisse ette kasvatatud taimed. Nüüd kannu ära. Ja siis ongi põhimõtteliselt elutuba on inimestel avatud ja magamistuba on minu privaatne koht siis, kus külastajad ei tule. Natuke segamini on praegu. Ja siis tavaliselt ma istun arvutis, teen arvutistööd. Kui mul on midagi ette filmitud, siis ma monteerin kas videosid või näiteks eile ma töötlesin siis hommikupoole pilte, kuna siin natuke aega tagasi me avasime keraamikanäituse Peti Alvari muuseumis, et kuna ma tegin siis täiskasvanutele keraamikaringi, siis me tegime nende keraamikaringi õpilaste töödest näituse ja siis selle näituse avamise pilte ma töötlesin ja panin neile üles, mis võttis ka terve hommikupooliku. Ja need pildid ma panin siis eile üles. Facebookis on neid võimalik näha. Et kes siin Jõgeva kandis liigub, siis te võite mai lõpuni minna Peti Alvari muuseumisse seda näitust vaatama. Seal on paar minu tehtud keraamikaasja ka, aga enamasti on minu õpilased, siis täiskasvanud õpilased, kelle toredad tööd seal näitusel on. Peakski juba välja mõtlema ja netist otsima materjali, et mida näiteks täna lastega teha. Et suuremad lapsed teevad praegu nüüd maikuus juba natuke iseseisvamat tööd. Ehk siis teevad kursuse tööd ja väiksemad lapsed siis praegu nullkursus. Nendega on tunnid edasi. Nii et nende jaoks ma pean mõtlema mingeid ülesandeid välja, et mida siis nendega tunnis teha või meisterdada. Ja ega nende ülesannetega ei tea ka kunagi, mis neile sobib, et osadele lastele meeldivad ühtemoodi asjad, poistele läheb tavaliselt peale rohkem meisterdamine, kleepimine
sellised ruumilised asjad. Aga sel kursusel on seal nii poisse kui tüdrukuid, nii et tuleb leida selline ülesanne, mis siis kõige jaoks on põnev. Vahel on vaja mitu ülesannet välja mõelda, sellepärast et kui on selline lühem teema, siis saab kiiresti üks asi tehtud ja siis on juba lastel igav ja nad hakkavad ringi jooksma ja siis tuleb ruttu mingi teine ülesanne neile ka anda, et nad tunni lõpuni siis suudaks tegutseda. Tegelikult oleks mul vaja siin poes vaateaken ümber teha, sest et mul oli siin üks näitus ennem, Liive Koppeli maalide näitus ja siis mul oli sellised keraamilised lilled akna peal, kuna see oli selline suvine näitus keset varakevadet. Ja nüüd tuleks midagi muud sinna vaateaknale panna ja ma arvan, et ma otsin netist ideid selle vaateakna jaoks ja siis ka laste ülesannete jaoks. Jah, ma üritan vahepeal natuke tööd teha ja räägime teiega edasi natukese aja pärast. Ma vahepeal otsustasin ära, mida vaateaknaga teha, nii et ma hakkan vaikselt sellega tegelema ja ma arvan, et ma jätan kaamera seda filmima, kuidas ma siis vaateakent ümber teen. Ühesõnaga, mul on üks selline kriidimarker ja ma mõtlesin, et ma teen akna peale kriidimarkeriga sellised pildiraamide kujud ja siis ma panen paar enda tehtud keraamilist vaasi lilledega siia aknalauale ja siis võib-olla veel midagi kausikesi või ehteid näha. Kutsun kassituppa. Peaks kassile süüa andma. Ta on suhteliselt õue kass. Upsi. Tule sööma. Tule. Praegu on nii palju puuke, et tegelikult peaks talle tegema väikse puugikontrolli. Näiteks siin paar päeva tagasi ma korjasin talt 3 puuki. Nii, ja nüüd poe sulgemiseni on veel tund aega ja siis ma saan ära tööle minna. Ma ei ole teile näidanud oma väikest aeda, mis mul siin maja juures on. Ma vaatan, kas ma saan teile näidata. Ja siis on veel hetkel mul siin akna peal mõned lilled, mis on veel amplisse istutamata. Ja siin on veel mõned ettekasvatatud lilled. Kohe saab pesumasin ka valmis ja siis ma viskan riided ära kuivatisse. Ja ma arvan, et siis ongi aeg juba tööle minna. Praegu oli hea nali. Tulin just filmides tagatoast ja jutustan siin oma ette ja üks inimene istus siin poes. Ju ta oli siis natuke aega juba siin istunud, nii kaua kui ma teile aeda näitasin. Aga see on üks soomlane, kes käib laatadel bajaani mängimas. Tää on todella kinkkinen, kun tää on, kato, tää ei pyöre suora. Võib-olla te olete teda kuskil laada peal näinud. Tal on valge kass ka kaasas ja siis nad koos siis esinevad laatadel. Ja siis ta käib vahel mul siin poes istumas ja juttu ajamas, aga mulle tundub, et ta räägib rohkem soome keeles kui eesti keeles, et nagu ma saan aru, et ta nagu üritab vist pool eesti keeles rääkida,
Õnneks ta nagu žestikuleerib väga hästi nii, et ma nagu vahepeal saan nagu aimu, millest ta räägib. Aga jah, tulin tagatoast ja siis ta istus siin ja siis küsis mult, et sa filmid, jah? Ja siis mul oli, jaa. Ja see on alati nii awkward, nagu ma peaks juba nagu sellega harjunud olema, aga ma enamasti ikkagi filmin nagu oma ette, et ma ei filmi kuskil väljas või teistes, aga jah, see oli ma ehmatsen, aga kohvimasin puhastab ennast vahepeal, aga jah, see oli veits naljakas praegu, aga okei, ma hakkan vaikselt tööle liikuma. Vahel saab mind Andres autoga tööle viia, aga täna tal on tegemist ja ma lähen täna jala. Mu töökoht on siit ainult 15 minuti jalutuse kaugusel. Nii et ongi vahepeal hea ennast liigutada, aga mis viga tööle jalutada, kui kõik nii ilus on. Näitan, siin on ilus. Aga ma ei tea, kui palju ma saan täna töö juures filmida, sest et võõraid lapsi ei tohi luba küsimata filmida ja ma pean tööd ka tegema. Nii et ma üritan midagi töö juures ka filmida, aga kui ma seal väga ei saa, siis näeme hiljem. Me hetkel teeme linnapäevade jaoks ühtesid selliseid mustreid, mida saab pärast värvida värvipliiatsitega seal linnas siis. Lapsed möllavad, tund käib, hakkab varsti läbi saama. Me kasutame selliseid templeid ja tegime värviliste paberite peale ja valgete paberite peale, et oleks huvitavam võib-olla pärast värvida. Ja sa võid lihtsalt sinna ka kohe videoid, kui sa tahad. Miks sul 2 popšokatit on? Siis on mugav kinni hoida. Jaa. Kell on 7, tööpäev läbi, saab minna koju. Tšau. Tšau töö. Tšau tööle. Tere päike. Tšau Virtusele. Aga jah, nüüd maikuuks on keraamikaringid läbi, muidu oleks seal tööpäev kestnud kuskil 8-9-ni. Enamasti 8-ni või mingid hundirattad käivad taga. Tšau! Täna on juba järgmine päev. Ma ei arvanud alguses, et ma täna midagi filmin, aga me käisime Andresega juuksuris ja ma mõtlesin, et korra kiikaks kaamerasse. Mulle tehti selline pats, mida on siit natuke peeglist ja Andres lõbu mu asju ajama. Aga mul ei ole kunagi sellist patsi olnud ja juuksur pakkus, et ta teeb mulle sellise 3D patsi vahelduseks ja ma ei tea, kuidas teile tundub, kas mulle sobib selline pats. Ta teeb nagu kohevamaks, aga ma ei tea, mul on nii õhukesed juuksed, et mulle tundub, et mul osad need kohevused on mingi 2 karva siin. Ma ei tea, võib-olla pean natuke lakiga kinni panema, aga jah,
Lasin natuke heledaid salku teha, Andres lasi lõigata ja siis mulle tehti selline pats. Okei. Aga ma lähen toimetan ka muude asjadega vahepeal edasi. Jõgevalt sõidavad läbi mingisugused jalgratturid. Tundub, et mingi võistlus on. Tänavad on suletud, autoliiklus on kinni pandud ja minu aknast vuhisevad mööda politseiautod ja jalgratturid. Nii et valisin paraja nädala vlogimiseks, mulle tundub. Aga okei, homme linnapäevadel näeme. Tere hommikust, täna on laupäev ja vihma sajab ja ilm on niiske ja jahe, aga rahvast liigub. Laat käib ja telgid on üles pandud ja melu käib. Meil on siin laua peal kunstivahendid, asjad. Siin on Elinta. Väike kohv. Jahedasse ilma üks väike kohv. Vaatame lapsi. Ja paar last on juba käinud meisterdamas ka. Aga vihmase ilmaga ei ole võib-olla nii palju rahvast, nagu oleks oodanud hetkel. Aga noh, päev on veel pikk. Mari-Liit Jõgeva, kohalik võistleja, on kellele kaasa elada. Aeg on ette teada 20. Mairi! Tormik maha! 22 on aeg ette teada. Ja Tormik on vaja lüüa pikali. Läks läks Marika! Marika on näe! Ja püramiid. Ja sa saad panna selle püramiidi otsa või? Näe, siin on püramiid. Püramiidiga on siin vaata variant. Vahigus tiirutab. Näe, ja tiirutab ümber. Püramiid. See on nagu nektarid. Kasvad rikaks torva. Nii, meil on siin üks tore slaim. Oi! Pöörane. Mis see siis on? Laat sai läbi, jõudsime koju tagasi ja ma arvan, et siinkohal ma lõpetan video ka ära. Ma loodan, et teil oli huvitav vaadata, milline näeb. See ei ole minu käsi muideks. Ma loodan, et teil oli huvitav vaadata minu igapäevaellu siis nii-öelda, et võib-olla natukene teistsugusem video vahele. Ja kui teile meeldis see video, siis pange like ja subscribe'ige mu kanalile, kui te veel seda teinud ei ole. Ja kui te tahate teateid saada, kuna ma uue video üles postitan, siis vajutage kellukese märgile. Ja mida muud, kui kohtume teiega juba järgmises videos. Tšau!